Tere! Minu nimi on Anne Krull. Ma tutvustan mõningaid nippe, kuidas täita Wiseri keskkonnas töölehte. Sisse logimiseks on teil mitu võimalust. Te võite luua oma konto kasutades e-maili või kui teil on juba olemas, siis võite sisse logida kas Google'i, Edmodo või Microsoft konto abil. Töölehel võib olla mitmeid erinevaid ülesandeid. Tekstid lugege hoolikalt läbi. Õppevideod vaadake algusest lõpuni rahulikult läbi. Kõik veebilingid lugege hoolikalt ja tutvuge materjalidega. Ja nüüd ülesannetest. Joonistamisülesande juures saate te kasutada kas kitsast pliiatsit või laiemat pintslit. Teil on võimalik valida erinevate värvitoonide vahel ja saate joonistamisel kasutada ka juba erinevaid geomeetrilisi kujundeid. Kui mõni joon läheb teil valesti, siis vajutage tagasi nupu peale, kujundi peale ning seejärel prügikasti peale. Ja saate teha uue joone. Avatud vastuse korral võite kirjutada oma vastuse, aga võite ka suuliselt vastuse anda. Vajutate mikrofoni nupu peale, loete vastuse sisse ja seejärel laete vastuse üles. Valikvastustega küsimuste juures võib olla kas üks või mitu õiget vastust. Õige vastuse märgite ära, vajutades numbrile. Kui mõni vastus läheb valesti, vajutate uuesti linnukese peale ja võite muuta vastust. Lünk tekstis. Kirjutage lünka teie arvates õige sõna. Interaktiivse pildi ülesande juures märkige iga elemendi juurde, millega on tegemist. Kui soovite vastust täiendada, siis teil on see võimalus. Sobitamisülesande juures valige sobilikud sõnad ning need ühendage omavahel. Dünamomeeter ja jõud, mall ja läks natuke vist valesti, siis saate seda vastust alati ka muuta. Tabeliülesande juures sisestage igale reale sobiv sõna. Sorteerimisülesande juures valige sõnal ning otsustage, kas tegemist siis antud hetkel on pikkuse või teised ühikud. Meetrid sekundis, teised ühikud, jalg, pikkuse ühikud. Kui kogemata valite valesti, siis vajutate X-i peale ning saate uuesti valida. Veebitahvlile lisamiseks on kaks võimalust. Kas vajutate plussmärgi peale või teete topelt hiireklõksu ning täidate ülesande. Kui soovite lisada pilti või ka faili, siis valite attachment'i nupul. Võite laadida pildi üles või
otsite internetis sobiva pildi, kopeerite pildi aadressi ning kleebite selle tahvlile. Kui pilt sobib, siis vajutan OK peale ning ülesanne on täidetud. Kui kõik on tehtud, siis soovitan kõigepealt veel kord salvestada ülesande ning üle kontrollida, kas ikka kõik ülesanded on täidetud ning vajadusel saate neid juurde lisada. Täpselt samuti kõik need, mis on kogemata ka võib-olla valesti vastatud või kahtlete, siis saate neid ka muuta ja parandada. Alles siis, kui kõik ülesanded on üle kontrollitud, seejärel vajutage Hand in Work ning kinnitage, et te olete ülesande lahendamisega valmis saanud. Seejärel tuleb teile selline rõõmus nägu ja teatatakse, et ülesanne on lahendatud. Nüüd jääb ainult oodata, millal õpetaja jõuab ülesanded ära kontrollida ja teile tagasisidestada. Sellesamalt lingilt näete te õpetaja poolt antud tagasisidet.